Uraanium. Mis see on? Uraan alustab enda teekonda maagina, mis ilmselt on pärit Kasahstanist. Sealt see eksporditakse kuhu vaja. Kus see siis purstatakse ja pärast paari keemilist protsessi saamegi puhta uraani. Uraan on metall, raske metall. Tal on 92 protoni ja 146 neutroni. Ta on radioaktiivne ja ma ei soovita teda sisse hingata. Nii, nüüd kui meil on puhas metall, saamegi seda kasutada, eks? Mitte nii kiiresti. Las ma selgitan. Uraan ja uraan ei ole sama. Kõik uraanid ei ole samasugused. Neid on erinevi isotoope. Las ma näitan sulle. See on berüllium. Tal on 4 protoni ja 5 neutroni. Ütle tere, berüllium. See on ka berüllium. Aga tal on 4 protoni ja 6 neutroni. Tal on ekstra neutron. Mõlemad on berülliumid, aga beryllium 9 ja beryllium 10 on natuke erinevad. Aga kuidas siis saada erinevaid uraani isotoope? Las ma näitan sulle. Ainult, et seda tehakse paar tuhat korda. Uraani peamised tüübid on 238 ja 235. 238 on suhteliselt stabiilne ja selleks kasutatakse seda sõjanduses. 235 on ebastabiilne ja sellepärast kasutatakse seda tuumareaktorites ja tuumapommides. 238 on suhteliselt raske ja kuna see on suhteliselt stabiilne, siis kasutatakse seda tangikuulides ja tangirüüs. 235 aga, nagu ma ütlesin, on ebastabiilne. Ja kui sellele lisada üks neutron, siis muutub see 236, mis lihtsalt ei taha elada. Las ma demonstreerin. Aitäh vaatamast!